hea, halb. Selline? Sofia, miks sul selline on? On külm. Et õues on külm, et siis nii, kellel oli hea tuju? Miks sul hea tuju on? Kooli tulla. Sinul on hea tuju, et sa tulid kooli täna. No nii. Emilia, miks sul hea tuju on? Lähen koolis. Et ka tulid kooli. Nii. No, kas kellelgi on ka selline tuju? Ei ole sellist last? Nii, tore. Millega sa eile õhtul tegelesid? Siis, kui sa läksid koolist koju, õppisid, aga mida sa veel õhtul tegid eile? Millega sa tegelesid? Mida sa tegid eile õhtul? Ahah, hästi. Ja pärast tegin kodutöö. Ja pärast õppisid. Hästi. Angelina, mida sina eile õhtul tegid? Mina õppisin, mängisin ja arutasin natuke. Ja kõik. Miša, mis sina eile õhtul tegid? Mina käisin õues. Õppisin ja kõik. Artjom, mis sina tegid? Õppisin õues. Õues käisid? Trennis. Trennis käisid? Ja kõik? No nii. Matvei tahab veel rääkida, ole hea. Ma käisin emaga lasteaias võtata oma õe, siis lähenud kontserti ja kõik. Käisid kontserdil, sa käisid lasteaias, võtsid oma õe lasteaiast ära ja siis käisite kontserdil. Mis kontserti sa käisid vaatamas? Muusikakontserti. Muusikakoolis. Kes sul seal muusikakoolis käib? Teine õde. Veel üks õde, vanem õde käib sul muusikakoolis. Kas sulle meeldis see kontsert? Jaa. Nii, no tore. Aga ma soovin teile head päeva. Ja läheme kohale. Paneme siis tänase päeva paika. Jah? Missugune aastaaeg meil veel? Talv on meil ikka käes ja nii nagu ikka meil iga päev, meil on ka väga pikku kalender ja täna, eile võttis meil Matvei, täna peaks võtma siis Maksimi meil ei ole. Deniss, sina saad täna akna lahti teha. Nii, mis kuupäeva sa otsid? Mis number siin on? 14. 14, jaa. No näed. Tänases matemaatikatunnis me teiega kordame pikkusühikuid, mõõdame, lahendame natukene ülesandeid ja tunni lõpus meil tuleb siis pisikene tunnikontroll pikkusühikute kohta. Kõigepealt tuletame meelde, milliseid pikkusühikuid sa tead. Milliseid pikkusühikuid me teiega oleme õppinud? Tuletame meelde, milliseid pikkusühikuid me oleme õppinud. Matvei. Pikkusühikud, me mõõdame pikkuseid. Pikkuseid mõõtsime juba
Milliseid pikkusühikuid? Detsimeeter, tule kirjuta lühend detsimeetrist tahvile. Kuidas me kirjutame detsimeetri lühendi? Hästi. Nii, ja. Milliseid pikkusühikuid me veel oleme õppinud? Hästi, tule kirjuta. Milline on sentimeetri lühend? Jaa, Jana, millimeeter, hästi. Nii, Janakene, võtame, kustutame ära, meil on eesti keeled, eesti tähestik on meil, eks ole ju. Kirjutame koos ja sealt siit millimeeter, jah? Vot niimoodi, just, aitäh, Jana. Jana. Meeter. Meeter. Nii, aitäh, istu kohale. Meie teiega praegu koos kordame üle need pikkusühikud kõik, jah? Missugune nendest pikkusühikutest on kõige pikem? Artjom? Meeter. Nii, vastame täislausega. Kõige pikem on meeter. hästi. Missugune nendest pikkusühikutest on kõige lühem? Mark? Millimeeter. Kõige vähem. Kõige lühem? Kõige lühem on millimeeter. Kõige lühem on millimeeter. Kui pikk oli minu joonlaud siin klassis? Kui pikk oli see joonlaud? Jevgenia? Meeter. Mitu meetrit? 1 meeter. 1 meetrine on see joonlaud. Tuletame meelde, mitu detsimeetrit on 1 meetris. Mitu detsimeetrit on 1 meetris. Sofia, tuletame meelde, mitu sentimeetrit oli 1 meetris. Mitu sentimeetrit on 1 meetris? Nii, 1 meeter on 100 sentimeetrit. Jaa, olete nõus? Jaa. Nüüd tuletame meelde, võid oma joonlauaga lauale võtta, vaadata ja ennast kontrollida. Ja ole hea, tuleta meelde, mitu sentimeetrit on 1 detsimeetris. Võta enda ette detsimeetri joonlaual ja vaata, mitu sentimeetrit on 1 detsimeetris. Tuletame, Miša? 10 sentimeetrit. 10 sentimeetrit. Nii, praegu ma annan sulle lauale erinevat värvi väikesed paberiribad. Ma jaotan lauale. Praegu sul joonlauda ei ole vaja. Joonlauda ei ole vaja, pane joonlaud kõrvale. Praegu hakkate töötamas rühmas. Iga laud saab endale erinevat värvi paberiribad. Ei, neid ära puudu, las nad olla siin laual. Las ta olla, ära võtta enda kätte. Te saate erinevad värvi paberiribad. Esimeseks ülesandeks on sul oma rühmas arutage, mõelge, kui pikad need paberiribad võiksid olla joonlauda, me
kasuta. Joonlauda praegu ei kasuta, pane nad lauale. Kui pikad need paberiribad võiksid olla? Ja omavahel rääkige, arutage. Ja mis keeles meil toimub arutelu? Mis keeles toimub arutelu? Mis keeles me räägime? Eesti keeles, jaa. Nii et palun. Te mõtlete praegu ise? Kuula, teil peaks olema juba enam-vähem nüüd valmis. Ole hea. Pane siis need värvilised paberid laua peal suuruse järgi kasvavas järjekorras. Pane nad enda ette, ma annan sulle aega selleks 1 minuti. Et sul on siin aega veel siis arvata, kui pikad nad on. Ja pane nad kasvavasse järjekorda. No nii. Teil on valmis. Hakkame ära arvama, võtame esimese rohelise värvi. Võta esimene ehk roheline värv. Oipa. Palun teie pakkumised. Kui pikk on see roheline riba? Mis on teie pakkumine? Nii, see laud ütles 2 sentimeetrit, teie laud? Pakute 2 sentimeetrit, veel üks 2 sentimeetrit, teie laud? 2 sentimeetrit. Praegu ei räägi rohkem. Teie pakute? Kuidas? 2 sentimeetrit. Ja teie laud? 1. Teie pakute 1 sentimeeter. Hästi. Nii et 2 sentimeetrit ja 1 sentimeeter. See oli see, mida sa praegu mõtlesid, arvasid, et nüüd ole hea, võta joonlaud ja mõõtke ära see roheline riba. Kui pikk on roheline riba? Kui pikk oli roheline riba? 2 sentimeetrit. Kui pikk oli? 2 sentimeetrit. 2 sentimeetrit. Nii et enamus laudkondadel oli õige vastus, et see oli 2 sentimeetrit. Järgmine pikkus, mis värvi on? Kollane. Praegu sa ei mõõda. Nüüd ma küsin, mis sina arvasid, mis teie arvasite? Kui pikk on kollane riba? Mis teie arvasite? Nii, teie pakute 5 sentimeetrit. Teie laud? 3 sentimeetrit. Nii, ja mis on vastus? 5 sentimeetrit, nii et üks laudkond oli siis ainult, kes arvas ära õigesti, et see vist on 5 sentimeetrit. See oli teie laud seal, Artjom, jah? Aitäh. Mis värvi on järgmine pikkus? Mis sobib sinna? Ühe pikkused ehk võrdsed, just nimelt ühe pikkused ehk võrdsed. Nii, ootan teie pakkumisi. Kui pikad on see sinine ja must riba?
teie laud või teie? 8 sentimeetrit pakute. 8 sentimeetrit. Ja viimane laud, teie pakkumine. Nii, kui pikk oli siis kas sinine või must riba? 8 sentimeetrit. 8 sentimeetrit. Õigeid vastuse variante oli 2. 2 laudkonda arvasid ära siis õiged vastused. Järgmine värv on? Nii, ole hea. Praegu joonlauda ei võta. Mis on sinu pakkumine silma järgi, nii nagu sa vaatasid, et mis sa arvad, kui pikk see võiks olla? 10 sentimeetrit. Hästi. 10 sentimeetrit. 10 detsimeetrit. Sina ütled 1 detsimeeter. Nii. Aitäh. Teie vastus? 10 sentimeetrit. Teie vastus? Ja teie vastus? 10 sentimeetrit. Ja 10 sentimeetrit. Nii, kui te nüüd tahvlile vaatate, siin on siis enamus vastused on 10 sentimeetrit, aga üks vastus on 1 detsimeeter. Kas keegi oskab kommenteerida? No, mõtle nüüd. 1 detsimeeter, see on 10 sentimeetrit. Võta nüüd joonlaud ja mõõda ära ka. Võta nüüd joonlaud ja mõõdke ära nüüd see pikkus. Ja las nii, mis te vastuseks saite? 10 sentimeetrit ehk 1. No see oli super tulemus, nii et 100% ehk kõik lauad vastasid õigesti. Ja teil on jäänud viimane. Ehk niimoodi. Joonlauda praegu ei kasuta. Teie pakkumised. Millised on teie pakkumised? Mark? 2 sentimeetrit. 12 sentimeetrit. 12 sentimeetrit, hästi. Teie vastus? Teie? Nii, kõik laudkonnad on üksmeelselt ühel arvamusel. Võta oma joonlaud kätte ja mõõda ära. Võta joonlaud kätte ja mõõda ära. Kuidas ma saan kirjutada 12 sentimeetrit veel teistmoodi? Artjom. 1 detsimeeter ja 2 sentimeetrit. See on 1 detsimeeter ja 2 sentimeeter. Väga tubli töö. Aitäh, tulge kohtadele, las need paberikesed jäävad sul lauale. Tule kohtadele. Nii, siit ma kustutan selle ära. Ja, tere Lukas, Lukas tuli hambaarstilt, tule kohale. Sa tulid just õigeks ajaks, näed. Just õigeks ajaks. Ma annan sulle, panen praegu lauale, aga ära sa praegu veel mitte midagi tee. Las nad olla teistpidi laua peal. Ma seletan sulle kohe ära. Praegu keegi midagi ei tee, ei puudu. Teil on nüüd käes või teil on laual sellised väikesed lehekesed. Mis sina arvad? Kui palju läheb sul aega sellise ülesande tegemiseks? Mis teie arvate? Ta ei ole suur. 4 minutit. Me teeme
valmis? Igaüks võtab oma töö ette. Enne kui sa oma tööd tegema hakkad, mis sa teed kõigepealt? Kirjutad oma nimi ja läks. Kõik. Sofiakene, palun kontrolli üle. Ei, see tähendab, sa vaatad kõrval. Vaata oma töö ja kontrolli. Pane ta siis niipidi. Kui sul on kontrollitud, pane ta niipidi lauale. Ja keera ta teistpidi ja pane lauale oma. Et pärast, kui tööd kätte saada, on väikene veakene, siis mõtled, oi, aga ma kiirustasin ju, et miks ma seda ei vaadanud. Nii et sul on veel praegu võimalus vaadata üle need viimased sekundid, mis on jäänud. Nii, ja aeg on täis. Aitäh. Ole hea. Oma laudkonnast korja need tööd kokku. Pane kokku oma laudkonnast. Nii, praegu me oma pikkusühikud jätame natukene puhkama. Las nad puhkavad. Me jõuame veel nendega tegeleda. Ja praegu tuletame natukene meelde peast arvutamist. Et läheme siis vahelduseks ka numbrite juurde. Võta enda ette palun matemaatika tööraamat, lehekülg 11. Lehekülg 11. Ja kõigepealt on sinu ülesanne. Loe läbi tööjuhend. Loe läbi tööjuhend, mis on sinu ülesanne. Mida sa pead tegema? Loe ette tööjuhend. Arvuta peast. Ja, et läksime siis numbrite juurde oma pikkusühikute juurest ja proovime siis hakata arvutama ja ütlema ka vastus. Ja, esimene. Artjom, ole hea. 2 + 4 on 6. Ja võta kohe teine ka. 32 + 4 on 36. Ja, aitäh. Järgmine Miša. 7 + 2 on 9. 57 + 2 on 59. Just nimelt. Lukas. 9 - 5 on 4. Ja. 29 - 5 on 24. Hästi. 6 + 4 on 23 + 7 on 30. On 30. Tahtsid veel edasi midagi rääkida, jutustada. Kes veel ei ole saanud? Jevgeni ja järgmine. Me oleme matemaatikatunnis, kus me oleme. Ja viimasega teeme nii. Viimase tulete, ütlete mulle vaikselt ainult vastus. Naabrile ei ütle, sa ütled ainult mulle, mis on viimane vastus. Vaiksemalt. Läheb taskust ära. Не все.
teil ei ole vaja midagi vastata. Jaa, vot see, selle vastust tahan. Jaa, viimase vastus. Demiid. Miinusmärk on siin. Demiid. Mis märk see on? Mis märk, kas see on pluss või on miinus? Demiid. Mis märk see on? Pluss või miinus? Miinus võtame ära. Mõtle natukene veel. Nii. Palun teie veel ruttu. Miinusmärk oli seal. Jana. Nii. Ütleme õige vastuse. 63. 10 miinus 7 oli ju meil ees ära tehtud. On ju 3 ja 70 miinus 7. Me läheme allapoole eelmisesse 10-sse. Eks ole ju? Ja vastus on 63. Aitäh, istume kohtadele. Ja tuletame meelde siis veel ka, kui me praegu arvutasime peast, siis me matemaatikas oleme õppinud peast arvutamist ja siis oli meil veel üks arvutamine, oli kirjalik arvutamine. Tuletame kõigepealt meelde, mis see kirjalik arvutamine oli, kuidas me siin neid arve kirjutasime. Kuidas see kirjalik arvutamine, mismoodi me kirjutasime seal kirjalikus arvutamises? Nii, no kuidas me kirjutasime arvud? Üksteise alla. Nii, missugused arvud pidid olema üksteise all? No kuidas on? Nii, arvudes on olemas on kümnelised ja ühelised. Ja kui me nad kirjutasime tulpa, siis kuidas me nad tulpadesse kirjutasime? Ruutudesse loomulikult. Matvei, meil on ruudud matemaatikas ja, aga kuidas me need arvud, kuidas me nad üksteise alla kirjutasime? Mis läksid ühte kohta ja mis läksid teise kohta? Keegi ütles siin? Nii, ühelised kirjutasime üheliste alla ja kümnelised kümneliste alla. Et meil oli, me rääkisime ühelised üheliste alla, kümnelised kümneliste alla. Kas Sofial on kõik õige? Ja ühelised on üheliste all, kümnelised on eraldi. Kuna arvus 4 ühtegi kümnelist ei ole, siis see koht jääb tühjaks. Nii, aitäh, tund on lõppenud praegu.